Nii, oleme praegu Tallinnas Kalevi tenniseklubis. Kaia Kanep on lõpetanud just ühe treeningu. Väga võimas oli vaadata seda mängu, tahaks ise ka niimoodi mängida, osata, aga paraku see ei ole võimalik, aga Kaia niimoodi oskab ja läheb varsti French Openile. Aga tänavune aasta on tähelepanuväärne selle poolest, et 20 aastat tagasi, nagu Sporditähe esikaas ka sellest ajast räägib, võitis Kaia French Openi noorteturniiri ja nüüd läheb siis juba täiskasvanuna sama turniiri taaskord mängima. Mida sa, Kaia, sellest 20 aasta tagusest turniirist mäletad? Mäletan dopingukontrolli peale mängu oma esimest elus, mida ma andsin 3 tundi ja pidin palju arbuusi sööma. Osasid mänge mäletan veel, aga eriti palju see tundub nii tükk aega tagasi. Finaal oli Svetlana Kuznetsovaga ja Kuznetsova mängib ka siiamaani veel tennist ja täitsa korralikul tasemel. Nii et mõlemad olete veel rivis, aga siin jutu lõpetuseks aeg on mööda läinud, nii et lisaks Sporditähele on tulnud ajakiri Tennis ja loodame, et see tennis viib meil ilusti tenniselu edasi. Kaia on siin kaanel olnud juba hästi mitu korda ja loodame, et tuleb põhjus olla siin veelgi, nii et soovime Kaiale edu Prantsusmaa lahtisteks valmistumisel ja loodame, et tuleb veel palju häid tennisesaavutusi, mis meid rõõmustavad. Aitäh!